tänane muinasjutt on ühest hobusest, kes tahtis hirmsasti minna tööle tsirkusesse. Ja, no vot, elas kord üks hobune. Ja see hobune tahtis väga minna tsirkusesse tööle. Tal oli kohe eluunistus. Ja ta tahtis tsirkusesse tööle minna sellepärast, et tal oli üks väga eriline võime. Nimelt see hobune oskas rääkida nagu inimene. Kas keegi on varem kuulnud rääkivast hobusest? Tõeline ime, päris inimese keeli rääkiv hobune. No vot, ja siis see hobune mõtles, et tema kõigepealt helistab tsirkuse direktorile ja küsib, kas teda tahetakse tööle võtta. Tsirkuse direktoril helisebki telefon. Direktor võtab vastu hästi tähtsa näoga ja ütleb: "Hallo, siin on tsirkuse direktor." "Tere päevast," ütleb hobune. "Teate, mina olen rääkiv hobune." Tsirkuse direktor natuke ehmatas ära, läks natuke kurjaks ka, üldse ei uskunud seda hobust, ütles: "Mis asja te helistate, rääkivaid hobuseid pole üldse olemas, ärge helistage mind, ärge tüüdake, ma olen tsirkuse direktor, mul on kogu aeg väga kiire, lõpetage sellised jamad." Virutas toru põmm hargile. Läks kohe tükk aega mööda, sest et hobune mõtles, kogus julgust, aga siis helistas hobune ikkagi uuesti. Tsirkuse direktoril helises uuesti telefon. Tsirkuse direktor võttis toru: "Hallo, siin on tsirkuse direktor." Hobune ütleb: "Tere päevast, helistan uuesti selle rääkiva hobuse asjus. Teate, tahaks teile tsirkusesse tööle." "Mis asja? Mida te helistate mulle?" ütleb tsirkuse direktor. "Jube pahane, mul on nii kiire kogu aeg ja üleüldse, mis te räägite minuga niimoodi? Teate, rääkivaid hobuseid ei ole üldse olemas, ärge tehke nalja ja ärge helistage mulle enam, mul on praegu kiire." Virutus jälle toruhargile. No vot, läks tükk aega mööda, päris tükk aega. Helises tsirkuse direktoril jällegi telefon. Tsirkuse direktor tõstis toru ja ütles: "Hallo, siin tsirkuse direktor." Teisel puhul oli muidugi jälle hobune, kes oli ikka julguse kokku võtnud ja helistas uuesti. Ja ütles tsirkuse direktorile: "Tere päevast. Palun, ärge nüüd virutage kohe toru hargile. Teate, kabjaga on mul nii raske numbreid valida." Tsirkuse direktor jäi hobust kuulama. Ja nii saigi hobune lõpuks tsirkusesse tööle. Täna oli selline natukene naljamuinasjutt sulle hobusest, kes tahtis tsirkusesse tööle minna.